Nii, ja EPA stuudio on märkamatult jõudnud juba eelviimase ettekandeni. Ma palun lava peale Maaülikooli teadurid. Ja Eesti Maaülikool on täna siin, et rääkida, milline on nende panus põllumajanduse ohutuse edendamisse. Aga lasen teil ise endid tutvustada, et palun alustame sealt. Mina siis. Tere, mina olen Anni Enn. Olen Maaülikoolis noorem teadur doktorant ja uurin tööõnnetusi põllumajanduses. Lõpetasin 2000, millal see oligi, 17 magistrantuuri ja minu magistritööks olid tööõnnetused põllumajanduses ja ma uurisin viimast 10 aastat siis põllumajandussektoris. Aga jah, praegu ma sellest rohkem ei räägi, annan sõna Edale. Tere, mina olen Eda Merisalu. Olen siis ergonoomika ja töötehnoloogiate professor Maaülikoolis. Vastutan magistriõppe programmi eest, aga ma juhin ka teadustööd rahvusvahelisel tasemel Euroopa projektides ja juhendan oma doktorante ja magistrante. Aitäh! Tere! Mina olen Priit Aasma ja ma kaitsesin sel kevadel magistritööd Eesti Maaülikoolis ja uurisin tööõnnetusi, mis on seotud põllumajandustehnika ja seadmete ja masinatega. Väga kena. Räägime võib-olla mõnest projektist, mis teil praegu just käsil on seal seoses siis ergonoomika ja tööõnnetuste tööohutusega. Alates 2023 jaanuarist on Eesti Maaülikoolil Horizon tasemel Euroopa projekt, mis pühendub siis põllumeeste ohutusteadlikkusele ja ka ohutuskultuurile ja kõikide nendele ohuteguritele, mis siis mõjutab taluniku tervist. Ja sellele eelnes meil projekt KOST projektide raames, kus me uurisime ohutuskultuuri, tööõnnetusi põllumeeste hulgas. 33 riiki oli esindatud selles projektis ja selle projekti tulemused olid nii hämmingut tekitavad, et põllumeeste hulgas on teadlikkus madal ja tööõnnetusi ei registreerita adekvaatselt. Seal on süsteemivead, seal on seaduse puudumine ja see KOST projekti meeskond läks Brüsselisse ja rääkis, et seda projekti on vaja edasi teha. Ja tänu sellele siis eraldati meile raha selle Horizon projekti tegemiseks, mis praegu siis kestab ja me siis uurisimegi ka neid tööõnnetuste alaregistreerimise põhjusi. Teeme hästi palju teavitamiskampaaniaid, võrgustiku tegevusi ja kõik selle projekti eesmärgiks on need tegevused alt farmerite ehk talunike ja põllumeeste hulgas tuua probleemid kõrgematesse institutsioonidesse. Kõik, kes vastutavad meil riigis, on see siis ministeerium või ka uurimisinstituudid, et teemadega tegeldakse ja loomulikult kõik need maad, kes praegu selles projektis 11 maad osalevad, viivad oma maade probleemid Brüsselisse. Ja kuna on uus Brüsseli Euroopa Komisjon moodustunud, siis meie projekt väga ootab, et see uus komisjon ei ole veel risustatud oma uute ülesannetega. Nad võtavad põllumeeste probleeme tõsisemalt ja viivad ellu siis Euroopa tasandil kas toetusprogramme, parandavad siis seadusandlust või ka muude ohutusküsimuste lahendamisele pööravad rohkem tähelepanu. Te kasutasite sõna risustanud, et ei ole veel jõutud. Kas te tajute siis seda, et bürokraatia on suureks takistuseks ja aja jooksul seda, ma saan aru, et tuleb ainult juurde ja juurde? Ja eile ma kuulasin regionaal- ja põllumajandusministri intervjuud ja ta rõhutas mitu korda, et bürokraatia osakaalu tuleb vähendada, tuleb teha reeglid lihtsamaks. Bürokraatia on üks, aga mida põllumees kardab? Ta kardab seda töötervise ohutuse seadust, seda ranget keelu- ja käsuseadust, et ma pean tööinspektorile tegema riskianalüüsi, aga ta ei mõtle, et tegelikult see riskide hindamine on tema enda tervise
mõttes, kui ta oskab ennast kaitsta ise, mitte tööinspektor ei pea tulema ja tegema märkust, et see sisemine ohutusteadlikkus, terviseriskide tundmine, et minu kätes on minu tervis ja minu töö võib mind kahjustada. Et selleni me ei ole veel täna jõudnud. Me oleme keelu ja käsu süsteemis hetkel ja bürokraatia sinna juurde, et sa pead järjest rohkem makse maksma, järjest rohkem raporteerima, rohkem vormistama igasuguseid dokumente ja aruandeid, et selles suhtes nagu vähe jääb ka põllumehel iseenda peale aega. Jah, me oleme siin 2 päeva jooksul EPA otsestuudios ka sellest päris palju rääkinud, et kuidas see halduskoormus ja sellised ütleme ikkagi peamiselt dokumentatsioon ja need andmeread, et seda on palju ja see ei ole põllumehele ega tegelikult ju kellelegi meeldiv. Ja seadustes orienteerumine on teine asi, et eks kindlasti on ju ka põllumehe hirm, kui me räägime tööohutusest ja ergonoomikast, et see on lisaenergia, mul tuleb teha lisaliigutusi, eks ole. Ja ilmselgelt tööohutus on seotud meie kõige kallima varaga, meie tervisega, eks ole. Aga mis võiks olla see motivaator, et mis siis teeb tavalisele põllumehele atraktiivseks just nendel teemadel mõtlemise? Võib-olla vahepeal küsin Anni käest seda hoopis. Mis teeb tööohutuse atraktiivseks? Või tööohutuse peale mõtlemise on küsimus, jah? Just. Et kas seal on äkki mingisugust sellist, on seda võimalik majanduslikku? Kindlasti, kui see sama põllumees ei peaks muretsema selle pärast, et kas ta oma vilja saab võetud, kas ta oma loomi saab nii-öelda nagu piisavalt ja hästi toidetud, kas masinpark on korras, kui ta ei peaks majanduslike probleemide peale nii palju mõtlema ja oma igapäevase toimetuleku peale, siis kindlasti tal mingil hetkel tekib tunne, et aga kuidas mu endaga on, et kas minu tervis on korras, kas ma tunnen, et ma olen nii vaimselt kui füüsiliselt heas nagu korras, et oma tööd teha. Et jah. Võib-olla ma ütleks seda, et kui inimene mõtleb selle peale, et ohutu keskkond, ka töökeskkond on inimõigus. See on nagu sooline võrdõiguslikkus on tervis keskkonnas, minul inimõigus, et ma jään terveks tööd tehes. Et kui ma juba selle peale mõtlen, et siis, aga kes selle eest hoolitseb, kas tööinspektor või arst või mina ise? Ja kõik hakkab sellest teadlikkusest peale ja teadlikkusest edasi juba käitumine. Seda ilmselt illustreerib ka see, et surmaga lõppenud õnnetusi on ju selgelt vähem jõukates riikides, eks ole. Seal ei pruugi isegi olla niivõrd vähem. Minu statistika ütleb, et need riigid Euroopas, kus on rohkem registreeritud tööõnnetusi ja ka surmaga lõppenud, et need on pigem need riigid, kellel on paremini välja töötatud süsteem, kellel on kindlustusmehhanismid, mis töötavad, kui näiteks siis seesama põllumees teab, et tal on olemas nagu tagala. Et kui minuga juhtub tööõnnetus, siis ma võin jääda haiguslehele ja nii-öelda ma ei kaota oma nagu tööd või mu loomad ei jää hätta ja mul vili ei jää võtmata. Ja kui ta teab, et tal on midagi või kedagi, kelle loota, siis jah, ma ei tea, kas ma toon praegu näite näiteks Soomest, et ma olen just üsna hästi ennast kurssi viinud sellega, et Soomes on juba 50 aastat toiminud asendustalunike süsteem. Eestis see töötab ka, aga nii palju kui ma olen aru saanud, siis Eestis on see pigem väga väikestele ettevõtjatele. Ma lugesin, et kuni 5 loomaühikut võib olla sellel talunikul, kes saab kasutada nagu asendustöötaja teenust. Ja Soomes siis vastupidiselt on see teenus alates sellest hetkest, kui sul on 6 loomaühikut. Ehk siis Eestis väga väikestele ja Soomes siis sisuliselt kõikidele. Et väga väiksed siis ettevõtted saavad loota sellele asendusteenusele. Ma ei tea, mida väga suured teevad. Et kas neil on siis oma töötajate baas nii suur, et nad saavad nii-öelda kellegi asenduseks leida. No ma siin võib-olla ütlen vahele, et mul
lõputöö raames tehtud intervjuus selgus, et see töökoormus langeb siis nendele teistele ettevõttes töötavatele töötajatele. Et kahjuks nii see on, et kedagi asemele väga võtta ei ole. Ja eks see ongi probleem seal, kui sul on väike ettevõte, et siis sul ei ole seal kedagi võtta ja siis tuleb riik sulle appi ja saadab sulle selle asendustöötaja ja suurtel ettevõtetel siis kogu see koormus läheb nendele teistele töötajatele, aga tegelikult tõenäoliselt on ka neil juba koormus nii suur, et see läheb ülemäära suureks see koormus. Jaa, ei, sellest ma olen täiesti kindel, et see nii on. Seda jah, 5 ühikut on loomulikult väga vähe ja see on kollektiivi peale koormuse jaotamine ei ole ka kindlasti ju tegelikult õige, aga vabandust, Eda, sul oli veel kommentaar. Mul tuli lihtsalt üks videofilm meelde, mis Iirimaal on tehtud ohutuskoolituste jaoks, et kui pereisa saab surma perefarmis, et siis kõigepealt see lein, millega tuleb hakkama saada, inimest asenduseks pole võtta, lapsed peavad võtma üle töö, perenaine või abikaasa peab võtma üle töö ja see on tohutu löök sellele perele. Ja see surma saamine on üks hetk ainult. Sa võid väga väikeses asjas eksida ja see traktor tõmbab sind mingi võlli vahele ja sind ei ole enam. Võib-olla kirjeldage mõningaid riske, millega põllumees kokku puutub ergonoomika ja tööohutuse teemadel, et võib-olla mingisugused asjad, mille peale isegi ei oska väga mõelda. Mul tuleb esimese näitena kohe eilsest Tööinspektsiooni esindaja jutust. Õigemini seal tuli 2 näidet temal, et üks oli siis see, kus töötaja päevast päeva tegeleb, mis vahend see oli? Kas see oli väetis või see oli taimekaitsevahend? Igatahes päevast päeva ta seda pihustab seal taimedele ja tal on endal ees see kõige tavalisem meditsiiniline mask, aga antud kemikaal sisaldas ka kantserogeenset ainet ja töötaja arvab, et ta on võib-olla kaitstud selle lihtsa maskiga, aga tegelikult 10 aasta pärast, kui tal lõpuks kasvaja siis nii-öelda ellu ärkab nagu päriselt, nagu ta saab selle, et siis sellel hetkel on tal juba hilja tagasi mõelda, et mida ma oleksin saanud seal töökeskkonnas paremat teha ja kas see töötaja üldse teab näiteks neid kemikaalidega seotud riske. Et tegelikult antud juhul oleks pidanud tööandja talle selle õige maski võimaldama. Ja siis on need ohutusjuhendite küsimused, et kas töötaja on kursis, mis ohutusjuhendis on kirjas ja missugused mõjud võivad olla tervisele siis seda kemikaali kasutades. Ja teine näide oli ühest laudast, kus siis konsultant, nõustaja oli ühes laudas ja komistas seal puitresti taha ja küsis, et kas teile ei tundu, et see võiks selline ohukoht olla, kus kohas töötajad kukuvad ja juurde astuski parasjagu töötaja, ütles, et see on mind tõesti juba pikalt häirinud, et tegelikult võiks selle puitresti siin korda teha ja kukkumised ja libastumised on üks kõige sagedasem asi, mis tööõnnetustena juhtub põllumajanduses. Ma põgusalt tutvusin sinu magistritööga, seal oli kirjas, et kõige enam ja see protsent oli päris suur, et kui palju rohkem juhtub tööõnnetusi taime- ja loomakasvatuse valdkonnas võrreldes metsanduse kalandusega, mis võib-olla tavainimesele tunduks, et metsandus, puude langetamine, kalandus, oht uppuda, eks ole, et seal nagu võiks olla palju rohkem. Et kas see taime- ja loomakasvatuse pärast, kas selles valdkonnas on ka libastumised on just see peamine faktor? Ja just seal see ongi. Aga see, miks pärast see protsent oli nii kõrge, on selle pärast, et seda on lihtsalt Eestis niivõrd palju rohkem. Kui ma nüüd väga hästi ei mäleta, ma arvan, kalandus oli seal kuskil 10%, metsandus võib-olla siis 20% juurde ja kõik ülejäänud oli siis taime- ja loomakasvatus. Lihtsalt Eestis metsandust on vähem kui taime- ja loomakasvatust ja kalandust on väga-väga vähe. Et sellepärast on need tööõnnetuste numbrid ka looma- ja taimekasvatuses suuremad. Võib-olla siis need surmaga lõppenud juhtumid ongi ülekaalus metsanduses. Et kui seal ikka juhtub see tõsine õnnetus, siis see on väga tihti letaalne. Et Anni tööst tuli ka see, need
rasked tööõnnetused olid ülekaalus just metsanduses. Just, et kui põllumajanduses ja taimekasvatuses on ülekaalus pigem kerged tööõnnetused, kui ongi libastumised, kukkumised, loomadega seotud väga palju selliseid kergemaid vigastusi, siis see, mis välja tuli, oli see, et metsanduses on rasked ja surmaga lõppenud tööõnnetused suureks probleemiks. Jah, ma võib-olla siia lisaksin juurde oma tehtud statistikast, mis räägib siis seadmete ja masinatega, siis seal andiski tooni pigem rasked ja surmaga lõppenud tööõnnetused, kuna kui tööõnnetus siis masina või seadmega juhtub, siis paratamatult on see tagajärg raskem või siis lõpeb fataalselt. Arusaadav. No me oleme siin 2 päeva jooksul siin stuudios rääkinud päris palju digist ja andmetest. Missuguseid andmeid teie arvates selles valdkonnas oleks juurde vaja? Üldiselt andmetest ja ütleme parameetritest, et mida te sooviksite rohkem näha, et üks asi, mida Eda juba mainis, on see, et lihtsalt paljusid õnnetusi ei registreeritagi, eks ole, et Tööinspektsiooni ei jõuagi need. Aga kas on veel mingisuguseid parameetreid näiteks, millest oleks abi? Kindlasti tööõnnetuste statistika, kui me võrdleme Euroopa maadega ja projektis osalejatega, siis Eestis ei ole väga hull see olukord. Aga võrreldes nüüd Soomega, et kõik põllumajandustöötajad, ütleme tööandja, pereliikmed, FIE-d, meie mõistes self-employed ja kõik, kes seal ka osakoormuse või juhutöödena tulevad, kõik on tegelikult selles farmis kindlustatud. Kui midagi juhtub, registreeritakse see õnnetus. Eestis ei registreerita, ei ole kohustust FIE-del registreerida. Ja ka ütleme selle taluniku pereliikmetele ei ole ka mingisugust kohustust. Näiteks Saksamaal on need farmid on kindlustatud. Kui mina lähen farmi, oma onu farmi ja minuga juhtub midagi, siis see farm, selles farmis juhtunud õnnetus kompenseeritakse minul kui külalisel, aga ma teen seal mingit tööülesannet. Nii et seal on nagu hästi garanteeritud see kindlustusmehhanism, mida Eestis ei ole ja kui Eestis on seda toetanud kõikides Euroopa liikmesmaades on selline seadus nagu tööõnnetuste ja kutsehaiguste kindlustusseadus. Eestis see puudub, seda ei olegi nagu laualt üles saanud, et seda kinnitada ja sellega võetakse tegelikult ära see võimalus, et töötaja jääb tihti kindlustusest või kompensatsioonist ilma sellepärast, et töötaja jääb süüdi tööõnnetuses. Tööandja ei ole süüdi, sest ta on instrueerinud, ta on allkirja andnud ja ongi kirjade järgi siis tööandja nagu puhas. Ja kui tööandja või töötaja on ise süüdi, siis ta ei saa mingisugust, ei seda ütleme kindlustusfirmalt midagi ega ka tööandjalt midagi. Et see andmestik on nagu, või see nagu punkt väga palju mõjutab meie tööõnnetuste registreerimise nagu korda ja ka seda korrektsust. Ja ka mis siis Euroopa statistikas on nüüd alates 2019 nõutakse ainult statistikat nendest tööõnnetustest, mis on puudumisega rohkem kui 3 päeva. Et ainult need kerged ei lähe seal veel arvesse. See tähendab seda, et Euroopa statistikast on ala registreerimine, erinevad süsteemid, võib-olla andmebaasidest, erinevate algandmete kasutamine näitab erinevates maades väga suuri erinevusi. Aga kui me ütleme, et poliitilised otsused tulevad numbritest, mida me siis räägime? Ma võib-olla natukene tooksin siia juurde veel põhjustena, kus on registreeritud tööõnnetus kui muu põhjusena, siis tegelikult see protsent on väga suur. Minu... Üle poolte on kirjas, et tööõnnetuse põhjustas mingisugune muu asjaolu, mis ei ole täpsustatud. Mis tegelikult võtab meile võimaluse ära, et seda põhjust ja tagajärge uurida, sest see muu põhjus ei anna meile tegelikult teavet õnnetuse päris põhjuse kohta. Aga kuidas te hindate näiteks seda, et märgitud, ütleme õnnetuse puhul, mis on registreeritud, et see põhjus, mis on märgitud, jätame võib-olla selle muu põhjuse siin kõrvale, aga et kuidas see kattub selle päris olukorraga? Kas neid uuringuid on tehtud? Ja mina
Minu magistritöö raames ma saingi aru, et tegelikult nendele numbritele, sa küsisid, et kas mingisugust infot oleks juurde vaja. Ma arvan, et infot on palju, et Tööinspektsioon kogub väga palju informatsiooni. Probleem on selles, et mida nende numbritega tehakse. Neil on väga-väga suured andmebaasid, mis puudutavad siis tööõnnetusi. Mina vaatasin ühele andmebaasile otsa, mis oli siis aastatest 2008 kuni 2017. Ja lõpuks selguski, kui ma oma magistritöö valmis kirjutasin, et mitte keegi teine ei ole kunagi neid niimoodi analüüsinud. Et selles mõttes oli see täiesti nagu uudne asi Eestis ja kuidas me siis teame, mis seal üldse toimub, kui me tegelikult ei vaata nagu ühte konkreetsesse sektorisse sisse. Jah, Tööinspektsioon muidugi teeb iga aasta neid aastakokkuvõtteid, mis on ka väga informatiivsed, aga inimesed, kes on põllumajanduses, nemad tahavad ikkagi nagu oma valdkonna kohta teada. Et infot on palju. Küsimus on, et mida me sellest oskame nagu rääkida ja missuguse info me sealt välja oskame korjata ja nii-öelda kuhu me oskame näppu panna, et näed, et siin on see probleem. Kuidas me nende andmetega saaksime põllumeest aidata, et tõsta tema ohuteadlikkust töökeskkonnas? See on see küsimus. Arusaadav. Me jõuame peatuda ainult kõige olulisemal, nii et me oleme siin rääkinud probleemist ja tuumast, aga ma küsin teilt, et mis need lahendused võiksid olla või ütleme, lahendused võib-olla natuke optimistlik, aga kuidas olukorda parandada? No see, mis täna meile nii-öelda Euroopas natukene vastu vaatab, on mõned head riigid, mida me oskame ise endaga nagu võrdlusesse tuua. Näiteks on Soome, kus on juba 40+ aastat toiminud kindlustussüsteem, et kõik need farmerid tunnevad, et nad on kindlustatud, nende perekonnaliikmed on kindlustatud, nende hooajatöötajad on kindlustatud, keda nad siis võib-olla suvel nagu appi vajavad. Et üks on kindlasti see kindlustussüsteem, mida ka Eda mainis, et kui ma jään haigeks, ma tean, et ma võin kindel olla, et ma võin haige olla, ma võtan selle haiguslehe, kui juhtub tööõnnetus, ma julgen seda tunnistada. Ma ei karda, et mind sellepärast lahti lastakse, kui ma nii-öelda midagi valesti olen teinud, kuigi see sageli ei ole ju minu kui töötaja probleem, eks ju. Aga üks on see kindlustussüsteem. Kui sellest nagu niiviisi rääkida, mulle jääb nagu mulje, et justkui kindlustusfirmadel on täitmatu mingisugune väga hea võimalus, eks ole, et nad võiksid ju tegelikult pakkuda seda teenust või kas selle peale ei ole lihtsalt mõeldud? Soomes on ka üks osa kindlustusest, mis on siis nendele, kes ei sobi nagu, või mingil põhjusel ei sobitu antud gruppi, et nad võivad ise ennast kindlustada. Minu teada Eestis on see väga kallis. See võimalus on olemas, aga see on ebamääraselt kallis, kui seda teha niimoodi. Mina teen kindlustusfirmas. Ma täiendaks seda, et kuigi Anni ütles, et Tööinspektsioonil on palju andmeid tööõnnetuste analüüsimisel. Küsitakse hästi palju või analüüsitakse väga paljusid punkte. Aga mis on analüüsimata, ongi see kognitiivne inimese vaimne pool. Et tööõnnetustes võetakse kõik füüsilised ja füüsikalised nähtused, mis seda õnnetust põhjustasid. Aga selle talumehe vaimne väsimus või mingisugune kurnatus, stress, ületöötamine, magamatus. Ülekoormusest, see ei lähe kunagi arvesse ja siin Priidu töö näitaski seda. No minu kvalitatiivne analüüs siis selgus see, et 3 peamist asja, ükskõik kas see on siis analüüsitud Eesti töötajaid või siis video põhjal tehtud analüüs. 3 peamist asja oli kiirustamine ja ajaline surve töötajal, ennetusmeetmed, puudulikud ennetusmeetmed ehk siis ohutusjuhendite puudumine või siis mitte väga head ohutusjuhendid. Ja 3. oli siis töötaja valed otsused ehk siis töötaja või tööandja valed otsused ehk siis juhtimine ja sellega seotud vead. Ja Priit, sul oli enne väga hea näide ka. Meil oli enne seminar, kus osales üks inimene, mis on märk selles mõttes nagu laias laastus suhtumisest, et meil ei ole sellist nagu teadlikkust, et ma
ma mõtlen, mis asi on tööohutus, ma mõtlen, kuidas jääda terveks, aga Priit seal samal seminaril tõi välja ühe väga ägeda näite, kuidas inimene, kes oli tööõnnetusest napilt pääsenud, tal jäi käsi siiski alles ja siis Priit küsis tema käest, et mida sa nüüd teinekord teisiti teed. Ja ta ütles, et kuna mul on kiire, kuna mul ei ole aega selle peale mõelda, ma tõenäoliselt teeksin täpselt selle sama asja uuesti samamoodi. Et sa oled ühe korra napilt pääsenud ja sa tõenäoliselt võib-olla pääsed ka teise korra siis, aga... No jah, et ta nagu ütles seda, et kuna tal on nagu tohutu ajaline surve, siis tema ohuteadlikkus tänu selle napi ka õnnetusjuhtumi tõttu on tõusnud, aga samas olukorras ta tõenäoliselt riskiks uuesti. Kas ma võin veel täiendada? Muidugi. Mis on tähtis tegelikult ükskõik mis valdkonnas, kõrgkoolis, ülikoolis, ka kutsekõrg või ükskõik mis ametiõppel, ohutusõpetus on väga hädine, alaväärtustatud, kõik uued valdkonnad tulevad peale, öeldakse, et ei ole ruumi õppekavades ja ohutus jääbki nagu vaeslapse ossa ja ükskõik milline noor inimene, kes lõpetab kooli ja muutub juhiks, ta ei tea ohutusest eriti palju. Aga juhil on TOS ehk töötervishoiu seadus kukil, aga ta ei tea, mis ta peaks tegema. Ja tundes siis terviseriske, ütleme, et võib-olla ühe näite toon sellest, et uurisin veel hommikule, et kui palju on maailmas põllumeeste hulgas suitsiide. 3 korda kõrgem on suitsiidide arv põllumeeste hulgas üle maailma. Mis sellest põhjuseks võib olla, on see, et pestitsiidide kasutamine mõjutab ajutegevust, tekitab depressiooni, ärevushäiret. Kummalisel kombel ka lapsed farmides on ärevamad kui keskmine elaniku laps. Nii et midagi ikkagi põllumajandas tehakse riskiohtlikku, mis mõjutab vaimset tegevust ja põhjustab suitsidaalsust, aga seal on kõik muud paljud tegurid. Kindlasti kõrge vastutus, firma püsima jäämine ja kõik muud tegurid. Nii et vaimne tervis on väga oluline põllumeeste hulgas. Ma võib-olla lisaksin siia siis selle psühhosotsiaalse ohuteguri veel, mis siis ongi kokkuvõttes ka ajalisest survest tingitud, kus hooajalised tööd peavad põllumehel tehtud saama. See seab väga, väga ranged piirid, ajalised piirid, et vili peab saama õigeks ajaks koristatud, hein peab saama küüni ja kõik oleneb ka ilmafaktorist. Et need on need tegurid, mis võivad seda psühhosotsiaalset ohutegurit veel tõsta. Need on väga huvitavad numbrid ja aitäh, meie aeg hakkab tänaseks otsa saama. Ma omalt poolt veel küsin lõpetuseks ühe väikse küsimuse, et Anni, sinu magistritöös oli märgitud, et Järvamaal oli eriti kõrge õnnetuste esinemissagedus. Kas tänaseks on teada, miks just Järvamaal see niiviisi silma paistis? Ma tean, et Tööinspektsioon võttis selle magistritöö päris hästi vastu ja nad läksid peale nagu neid tulemusi siis Järvamaale. Eile ma küsisin Tööinspektsiooni esindajate käest, et kas ta oskab mulle täna öelda, et miks on Järvamaal rohkem tööõnnetusi. Ta tegelikult ütles, et ta ei tea. Aga ütleme nii, et tegemist oli suhtarvuga, et see ei olnud absoluutarv, et võib-olla lihtsalt Järvamaal on väga palju töötajaid selles valdkonnas. Tegemist oli suhtarvuga, mis ütleb, et ikkagi seda saab võrrelda mis iganes teise nagu maakonnaga, et seal tõesti oli rohkem. Ma oskan ainult seda öelda, et seal võib olla tegemist sellega, et Järvamaal on väga palju selliseid põllumajandusvaldkondasid, näiteks seesama loomakasvatus, kus lihtsalt toimub rohkem tööõnnetusi. Et kui sa pead põldu, ma ei tea, mesilasi, mis on ka tegelikult kõik põllumajandus, siis seal neid tööõnnetusi lihtsalt ei juhtu nii palju. Kui sa tegeled loomadega, veistega, piimakarjaga, siis see on nagu suuremate riskidega ja ohtlikum põllumajanduses. Arusaadav. Suur tänu Anni, Eda ja Priit. Aitäh Maaülikooli panuse eest ja ma loodan, et see oluline teema saab ka rohkem kajastust. Aitäh, Mikk. Aitäh. Aitäh.